Armsad sõbrad, nagu ma eelmises videos ütlesin, alustan sarja kiriku põhiõpetustest ja teen seda selle väikese raamatu abil, mille nimi on Väike katekismus ning mille autoriks on Martin Luther. Täna ma alustan siit päris algusest ja nimelt 10 käsust, kõige esimesest, mis kõlab nõnda. Mina olen Issand, sinu Jumal, sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Martin Luther seletab seda nõnda. Mis see tähendab? Meie peame Jumalat üle kõigi asjade kartma, armastama ja tema peale lootma. Kirik jagab 10 käsku traditsiooniliselt 2 rühmaks. Esimesse kuuluvad 3 ja teise ülejäänud 7 ning need 3 ja 7 vastavad 2 suurimale käsule, nagu evangeeliumid neid nimetavad, armastada Jumalat kogu oma olemusega ja oma ligimest nagu iseennast. Niisiis 3 esimest käsku puudutavad meie armastust Jumala vastu ja see on ka võti kõikide käskude mõistmiseks. Me usume, et on üks Jumal. Jumal kui kõige olemise allikas, algpõhjus, meie kõikide looja. Meil on väga raske öelda, kes on Jumal iseeneses, ütleme, et ta on täiuslik ja igavene olend, aga veelgi olulisem meie jaoks on see, kes on ta meie suhtes. Ja nagu öeldud, meie jaoks on ta kõige olemise allikas ja looja, kellele me võlgneme kõik. Absoluutselt kõik, kogu oma olemasolu, ilma kelleta meid ei oleks ja mitte ainult ilma selleta, et ta oleks meid loonud, vaid kui ta ka, nii nagu kirikuisadki on öelnud, hetkeks lakkaks meie peale mõtlemast, siis me langeksime olematusse. Me eksisteerime ainult tänu Jumalale, me eksisteerime Jumalast. See ei tähenda, et meie oleksime osa Jumalast, nagu mõned arvavad, aga me oleme oma elu ja olemise saanud tema käest. Ja sellel põhjusel ei ole midagi enesestmõistetavamat, kui olla Jumala suhtes tänulik, teda armastada, teda austada ja tema kui oma olemise allika ja algpõhjuse poole vaadata siis, kui me tahame teada, mida tähendab olla inimene, milline peaks olema meie elu, milline on meie kutsumus siin maailmas, milline on meie elu ja olemasolu mõte. Martin Luther ütleb, et esimene käsk tähendab, meie peame Jumalat üle kõigi asjade kartma, armastama ja tema peale lootma. Mida tähendab Jumalat karta? See tähendab selle tajumist, kes on Jumal ja kes oleme meie. See ei tähenda mitte Jumala ees hirmus värisemist, kuigi kui me näeksime Jumalat palgest palgesse, siis ilmselt me seda teeksime, sest ta on niivõrd teistsugune, niivõrd suur ja võimas ja sellepärast ta meile ennast sellisel viisil ei näitagi, vaid on ilmutanud ennast meile oma pühas sõnas ja oma inimeseks saanud pojas, meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses. Aga mitte kartusest värisemine ei ole oluline, vaid just nimelt selle tunnistamine ja tunnustamine, kes on Jumal, tema on kõige looja, kõige alus, kõige igas mõttes, mis on hea ja täiuslik ja meie võlgneme kõik talle. Edasi, me peame Jumalat üle kõigi asjade armastama. Mida tähendab armastada? Armastada tähendab tegelikult oma südant avada ja ennast teisele üle andes olla valmis teist täielikult vastu võtma. Ilma tingimusi esitamata tema enda pärast. Ja viimaseks me peame
kõiges Jumala peale lootma, ainult Jumalale, kes ongi ainus tõeline Jumal, kelle käest tuleb kõik, kes on meie elu ja olemasolu allikas, nagu juba mitu korda öeldud. Me peame teda usaldama, mis tähendab, me saame teda usaldada, sest me teame, et tema armastab meid üle kõige. Me võime alati ja kõiges tema peale loota. Seda tähendab esimene käsk. Armsad sõbrad, ma soovin teile rohket Jumala õnnistust ja sellesama esimese käsu valguses alati selle teadmist, kes on Jumal, kes oleme meie, tema on meie eluandja ja allikas. Ta armastab meid üle kõige ja ootab meilt vastuseks armastust, usaldust ja lootust. Kohtumiseni.